Äripäev kirjutab, et Kohila vald on Eesti 227 omavalitsuse hulgas üldvalitsemiskuludelt üks väiksemaid ehk 9. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Kohila vald ei ole rahva raha raisanud. Öeldakse, et iga inimene peab elu jooksul istutama vähemalt ühe puu. Ja omalt poolt võin lisada, et iga inimene võiks vähemasti mingi perioodi oma elust pühendada ka rahva teenimisele. Võin kinnitada, et Kohila volikogu ja vallavalitsus on kogu selle aja jooksul eesmärgipäraselt ajanud Kohila asja. Kuid üks asi on mulle siin väga selgeks saanud. Iseenesest ei juhtu mitte midagi. Kohila vallal on 4 viimasel aastal päris hästi läinud ja eks see on nii tänu meie tublidele vallakodanikele. Ja ongi parem, kui Kohila valla asjadest räägivad meie inimesed ise. Tänu tublidele ja töökatele elanikele on Kohila vald üksikisiku tulumaksu laekumise näitaja osas 227 Eesti omavalitsuse hulgas tublil 28. kohal. Elanike arv on suurenenud aasta-aastalt ja jõudnud 7000 elanikuni. Praegusel raskel majanduslikul ajal on investeeringuteks oluline lisaks enda tuludele Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamine. Möödunud 4 aastal investeeriti 62,5 miljonit krooni Euroopa Liidu ja paljude teiste fondide raha mitme meie valla objekti ehitamisse, nagu näiteks raamatukogu, laste mänguväljakud nii Kohilas kui Ageris, lasteaiad ja paljud muud. Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel on renoveeritud mitmed veepumbamajad vallas. Ehitatud ja remonditud on mitmed teed ja tänavalõike. Et meil oleks puhas Keila jõgi ja joogikõlbulik vesi, oleme mitmete aastate töö tulemusena Euroopa Liidult välja võidelnud 140 miljonit krooni Kohila Alevi, Pukamäe, Mastiküla, vee- ja kanalitrasside ning puhastusseadme ehitusse. Lisaks saavad uued puhastusseadmed Ageri, Alevik ja Sutlemaa küla. Kaua oodatud puhas joogivesi jõuab lõpuks ka Prillimäe inimeste kodudesse. Püüame ka järgnevatel aastatel oma siinset elu korraldada hoolega sepitsetud alusele, põhjendatud tegemiste ja parima äratundmise järgi üheskoos. Kohila kooli külastavad inimesed kiidavad Kohila kooli kaunist ja hea korrastatud kooliümbrust, suurepäraseid sportimisvõimalusi, puhtaid ja hooldatud kooliruume, kaasaegse tehnika ja õppevahenditega varustatud ainekabinette ja viisakaid õpilasi. Usun, et Kohila Alevi ja valla ja Kohila kooli arengut on tinginud see, et Kohila valla elanikud on teinud alati õigeid otsuseid ja valinud volikogusse ja vallavalitsuse inimesi, kes tunnevad muret ja viivad ellu Kohila arengut. Võib-olla kõige paremaks kooli iseloomustamiseks on selle kevadise ühe lapsevanema ütlus, et selleks, et saada matemaatika riigieksamitel üle 80 punkti, ei pea minema õppima Tallinna Reaalkooli, vaid sellise tulemuse võib saada ka kodukoolis Kohilas. Iga vanema unistus on tema lapse hea haridus. Kvaliteetne haridus on head õpetajad, turvaline õpikeskkond, kaasaegsed õppevahendid. Nendele tingimustele vastab ka Kohila gümnaasiumi vastvalminud tööõpetuse maja. Nõuetekohased ruumid ja kaasaegne tehnoloogia
võimaldavad teha nii täppistöid kui ka lasevad lennata looval mõttel. Töökoja ruumid on avatud ka huviharidusele, samuti täiskasvanute koolitusele ja täiendõppele. Mina hoolitsen selle eest, et aknad oleks kaua tuledes äras ja vilgas tegevus toimuks hiliste õhtutundideni. Kohilas on Kohila valla poolt loodud ideaalsed sportimistingimused, on korralik spordijoone, on staadion, on harjutusväljak, on terviserajad. Praegu viibime siin harjutusväljaku peal, kus saab mängida jalgpalli, võrkpalli, saab korraldada erinevaid teatevõistlusi. Väga hea on ka üldkehaliseks ettevalmistuseks mägi, mis on jalgpalli harjutusväljaku kõrval. Et see sobib nagu kõikidele, nii kergejõustiklastele, jalgpalluritele, võrkpalluritele ja korvpalluritele on see eriti hea just, et see mägi, et saab hüppeid teha ja spurte, mis on korvpallurid väga vajalikud. Igal juhul ma arvan, tahaks Kohila valda tänada, et on selline meeldiv staadion siia rajatud ja Kuldliiga on siin juba mitmendat korda ka võõrustamas seda kohta ja ma arvan, et siin on alati silma paistetud vähemalt mõne Eesti rekordiga või selles mõttes tundub, et igati soodus koht headeks tulemusteks. Tere, me oleme siis Kohila Kobad ja tegutseme siin Kohila skatepargis, mille on ehitanud Kohila vald ja millele oleme ka meie suure panuse pannud. Siis Kohila Kobades tegutsevad BMX-erid ehk ratturid, rula ja ka trikiuisutajad. Vot. Kogu vaba aeg möödubki siin. Suheldes kolleegidega mujalt lasteaedadest on hea tõdeda, et Kohila valla lasteaedades on palju häid asju. Meil on renoveeritud ruumid, kaasaegne ja nõuetele vastav sisustus, lastesõbralikud õppe- ja mänguvahendid ning õpetajate töötingimused on väga head. Õpetajatel on töövahendiks igas rühmas arvuti, toimib iganädalane meililist, kus me saadame jooksvat infot ja vanem saab kursis olla laste tegemistega. Me peame oluliseks iga last, pakkudes talle eduelamusi ja avastumisrõõmu. Et väga hea meel on meil selle üle, et lasteaed asuvad väga looduskaunites kohtades. Meil on suur õueala, mis võimaldab katsetada erinevaid uusi õppemeetodeid, näiteks õuesõpet. Lasteaias on rakendunud erinevad tugisüsteemid, toimub muukeelsetele eesti keele õppe, igas lasteaias on eripedagoog või logopeed ning tuge saab ka valla psühholoogilt. Meil on hea meel, et Kohila vallas väärtustatakse nii last kui õpetajat.